Tere, mina olen Anneli ja mul on väga hea meel tutvustada teile uuenenud Color Touch värve. Kindlasti need, kes on Color Touchiga värvinud, imestavad, et mida seal veel paremaks teha, sest see on tõesti ka praegu väga-väga hea värv. Aga neile, kes ei ole Color Touchiga üldse tuttavad, neile siis ka pisut sellest, kuidas selle värviga värvida, milliseid põnevaid trendikaid värvimisi on sellega võimalik teha. Ja nagu ikka, näitan teile ka ettevalmistatud materjali. Nii. Ja sisu on siis järgmine. Kõigepealt üldisem tutvustus, toonide valik, kuidas seda värvi segatakse ja juustele kantakse, eraldi natuke rohkem metalli eemaldavast tehnoloogiast ja teenustest, mida Color Touchiga pakkuda. Uus Color Touch on veganvärv, juustele õrn, ilma ammoniaagita, ei sisalda silikoone, seal on metalli eemaldav tehnoloogia ja vesinike emulsioonid on ilma mineraalõlideta. Värvikarbid näevad välja siis ka uuendatud, väga lihtsasti eristatavad ja vaatame kohe ka lähemalt, milline on toonide valik. Siit veel kord näha, et eraldi toonide grupid on värvikarbi otsalt ka näha ja saab kiiresti neid üles leida ja juuksurile väga mugavad. Muidugi on ka pakendid juba taaskasutatud, on kasutatud materjalist ja kõik see on loomulikult suunatud ikka sellele, et olla sõbralikumad loodusele ja säästlikumad. Ja Vella värvide süsteem, nagu ikka, näitab numbritega, et esimene enne kaldkriipsu olev number näitab tooni sügavust või tumedust ja kõik, mis on peale kaldkriipsu, näitab juba konkreetset tooni. Ja siin need kõik ilusti näha. Et see on samalaadne nagu ka varasemalt. Kõigepealt on naturaalsed toonid. 0 on see, mis tähistab naturaalseid toone ja kui numbreid on kõigepealt 0 ja siis sellele järgneb veel midagi, siis eelkõige see on naturaalne toon, aga ka mingi kindla alatooniga. Ja neid võib teiste värvidega kokku segada või siis kasutada ka eraldi, kui soovitakse hästi loomulikku tulemust. Siis Rich Naturals, hästi palju põnevaid värvitoone, natukene rohkem variatsioone kui lihtsalt naturaalsed, aga samas väga paljud praegusel hetkel just haakuvad trendiga ja sellega, mida meie kliendid eelistavad. Punaseid toone on ka rikkalikult ja rohkelt ja need, mis on topelt esimeste numbritega, need on intensiivsemad ja neid kõiki samuti võib omavahel kombineerida ja on nii vaskseid kui ka lillakaid toone. Siis pruunide valik on samuti mitmekesine. 7 on number peale kaldkriipsu, mis näitab pruuni ja pruun võib olla kas kuldne või natuke tuhkjas või ka mahagoni alatooniga ja siin nad on kõik olemas. Eraldi väikene liin on Color Touch Plus värvid
ja need on mõeldud natuke veel paremaks halli katvuseks, kui muidu toonid katavad kuni 50% halli, ehk siis annavad sellise hajusa tulemuse, siis Color Touch Plus toonid on parema halli katvusega, isegi kuni 70% ja sobivad kindlasti kõigile, kes tahavad just poolpüsivärvi õrnust oma juustele ja ei taha püsivärviga juukseid värvida. Mikstoone on ka üsna korralik valik ja nendega me saame rikastada teisi toone või siis luua ka täiesti erilisi ja väga individuaalseid selliseid pasteelseid tulemusi, kui kokku segada neid näiteks värviga 10-0. Ja ühed uued toonid, mida varasemalt ei ole olnud, on siis numbrite tähisega, mis on 0,5 peale kaldkriipsu. Need on siis pronksiad, natuke mahagoni alatooniga värvid ja samas 0 esimesel kohal näitab, et nad on pigem naturaalsed, need mahedad ja kindlasti on nendega väga huvitav teha erinevaid värvimise kombinatsioone. Kuidas siis neid värve segada ja millega? Color Touchil on 2 vesinigemulsiooni. Üks on 1,9% ja teine on 4%. Ja üldistades võiks öelda, et kui me tahame jääda samale tumedusele või meil on see soovitud tumedus olemas, siis me võime värvida 1,9%-ga, aga kui me tahame tooni intensiivistada, siis me võime kanda isegi kuivadele juustele ja teha seda 4% vesinigemulsiooniga. Siin nad siis veel kord näha ja koos vesinikuga tuleb siis värvisegu, selline hästi meeldiv, seda on hea juustele kanda, seda saab teha nii kas siis pintsli ja kausiga või siis kasutada aplikaatorpudelit. Ja pehmemad ja õrnemad tulemused tulevad ikka siis, kui me kanname värvisegu juba puhastele niisketele juustele ja intensiivsemaks ja ka halli paremaks katvuseks siis kuivadele juustele ja 4% vesinigemulsiooniga. Siin nähagi, et on võimalik teha seda näiteks, kui juureossa, väljakasvu osa soovime värvida, siis on mugav kasutada pintslit, aga kui me tahame kogu juukse pikkusele ja näiteks pikematele juustele, siis käib see kindlasti lihtsamalt ja kiiremini aplikaatorpudeliga. Nii, siin näha siis mõned põnevad näited, kuidas luua selliseid individuaalseid või selliseid erilisi pasteelseid tulemusi mikstoonidega või siis ka mikstooni teisele värvile juurde segada. Ja siin siis näha mõned toredad näited ja seda saab muidugi siis korrata ja valida täpselt selline mikstoon, nagu teil vaja on. Nii et 10-0 võiks olla baastooniks ja sinna juurde mikstooni. Ja siin nähagi, et kuidas siis tulemus koheselt muutub, kui me kas vähendame või suurendame selle mikstooni osa ja sellega saab siis teha põnevaid värvilahendusi. Siis eraldi kindlasti väärib mainimist, et värvis on uuendatud metalli eemaldav tehnoloogia. See on äärmiselt oluline, kui me tahame saada ilusat ühtlast tulemust, sest mida enam on juuksed kas rikutud või on juustesse ladestunud jääke, kas siis veest, erinevad metalliosakesed ja tehnoloogia aitab siis saavutada ilusat ühtlast säravat värvi. Siin veel kord näha, et Color Touch on vegan, ammoniaagivaba, ei ole silikoonidega ja sisaldab kuni 85% loodusliku päritolu koostisaineid. Siin näha ka väike video
metalli eemaldavast tehnoloogiast. Siin siis oli näha, et tõesti väga oluline on see metalle eemaldav tehnoloogia, sest et mida pikemad juuksed, seda kauem on neid pestud ja üsna loogiline, et nad on natuke ka ebaühtlase poorsusega ja tähtis, et värv tuleks siis igas erinevas osas ühtlane. Aga vaatame siis ka, millised võiksid olla teenused, mida me saame pakkuda Color Touch värvidega. Kõigepealt, kui me tahame tugevasti tooni muuta, tahame tooni lisada, tumedust lisada, siis seda on võimalik teha. Siis halli hajutada samuti, et halli hajutamine, see annab pehmema ülemineku, kui juuksed jälle välja kasvavad, siis ei ole seda halli nii selgelt näha. Siis blondi toonimine loomulikult peale näiteks blondeerimist on vaja juukseid toonida ja hästi hea ühtlustava toimega on just Color Touch. Nii, siis tooni ühtlustamine, kui teil näiteks on juure osas vaja kasutada püsivärvi, siis juukse otsa poole oleks värskenduseks mõistlik kasutada just poolpüsivärvi. Ja mitmetooniline Color Touch, see viitab sellele, et me võime teha põnevaid värvitehnikaid, kus me kasutame erinevaid värve, erinevaid värvisügavusi ja erinevaid toone koos. Nii, kui me esmakordselt juukseid tahame toonida Color Touchiga, siis kantakse segu pestud juustele ja juurtest otsteni. Kui aga on tekkinud väljakasv, siis loomulikult kõigepealt kantakse välja kasvanud osale ja siis juba 10 minuti pärast kantakse ka ülejäänud pikkusele. Halli hajutamiseks, kui tahaks hästi kerget hajutamist, siis 1,9% vesinikuga ja kui tahame tugevamat katvust, siis kuivadele juustele ja 4%-ga. Ja kõige parema tulemuse halli hajutamiseks on võimalik saada Color Touch Plus toonidega, mille juures me kasutame 4%-list emulsiooni. Blondide jaoks on ta ka suurepärane lahendus, eriti kui juuksed on õrnemad, peenemad ja me tahaksime saada tasakaalustavat tulemust ja et toon hästi juustel püsiks, siis siin on ka näha modell enne ja pärast juba ületoonides, ehkki enne see viitab sellele, et sellele järgnes ka blondeerimine ja siis alles toonimine. Ja püsib Color Touch kuni 28 pesukorda. Ja loomulikult see püsivus on parem, kui juukseid kodus ka hooldatakse vastavalt sobivate hooldustoodetega. Nii, siin on siis üks väike näide, kuidas saab kombineerida püsivärvi ja poolpüsivärvi Color Touch. Ja siin on siis näha need värvisegud, kuidas seda modelli on ette valmistatud. Ja tulemuseks saab sellise kauni mitmetoonilise tulemuse. Ja nüüd veel natukene siis trendikatest toonimise võimalustest Color Touchiga. Võib muidugi värvida juukseid ka ainult ühe värvitooniga,
aga kui te tahate lisada sinna natukene rohkem isikupära, et juuksed oleksid justkui liikuvamad, loomulikumad, siis peaks sinna lisama pisut enam kui ainult üks värv. Ja siin on näha 2 näidist ja vaatame korraks ka veel trendi sisse, et mida see selleaastane juuksevärvide trend meile siis räägib ja ennustab. Et kui aasta tagasi olid veel tugevamad kontrastid moes, siis nüüd pigem juba jälle kokku sulatatud ilma nähtavate tugevate erisusteta toonid. Ja siin ka siis mõned näited tumedamatel juustel ja heledatel juustel. Ja nüüd mõned head ideed, kuidas näiteks koostada ühte põnevat oranžikat lõpptulemust. Siin on isegi kasutatud 5 erinevat tooni. Ja seda võib koos kliendiga välja valida, et millised on need toonid, mis talle tunduvad, et just need on talle sobivad. Ja ma usun, et just sellel sügisel, nagu ilmselt ka tihti sügiseti, tahetakse just neid selliseid soojemaid sügisevärve. Ja niisugused on siis ka sellel slaidil näha. Veel kord siis selline huvitav kollaaž, selline ideede kogumiseks, et missugune võiks olla siis see kooslus, kuidas nad kokku mõjuvad. Ja siin on näha erinevad värviasetused, et kuidas siis neid erinevaid toone siis juustele kanda. Kas võiks teha nii, et näiteks juureosa on pisut rahulikuma ja sügavama tooniga ja siis ülejäänud pikkusesse kantakse erinevad toonid. Ja kas siis sellised vertikaalsed jaotused, see võib-olla oleks sobilikum, kui on pikemad ja pigem ühepikkused juuksed. Ja teine siin kõrval annab palju hajusama lõpptulemuse, et toonid sulanduvad kokku, kuna siin on värvi kandmine diagonaalselt, nii et nad kukuvad üksteise sisse, need erinevad toonid. Nii, aga võib ka teha selliseid natuke kiiremaid lahendusi, siis kui juba ollakse pesutoolis, et niisketele juustele võib kanda aplikaatoriga siis juure peale värvi ja keskossa ja otstesse mingi muu tooni. Nii et võib neid siis ka niimoodi kombineerida, aga kindlasti üks tähtis põhimõte, et me peame olema kindlad, et need 2 erinevat tooni omavahel kokku sulatuvad. Ja siin siis veel kord, et on väga hea kombineerida vajadusel püsivärvi, kollest on perfekt, näiteks kui on vaja halle juukseid katta ja otste värskenduseks sobib sinna juurde ideaalselt poolpüsivärv. Aga siin siis näha meie soengutrendid ja neil on sellised toredad, väga isuäratavad nimetused. Kõigepealt mustikas, siis mitmetooniline vanill, siis šokolaad, kõrvits ja karamell. Ja siin näha siis need värvide kombinatsioonid, kuidas on saavutatud selline põnev punane, pigem kirsitoonides lõpptulemus. Ka siin välja toodud isegi 5 erinevat tooni. Siis järgmine on soojem, oranžikas lõpptulemus ja samuti mitu erinevat värvi on kokku pandud. Siin on näha šokolaadi kooslus, ka natuke pruunikamad, ka pisut erinevad pruunikad ja ka mahakontoonid. Ja siin üks veel põnevam tumedamatesse juustesse kindlasti annab hästi efektse tulemuse, kui on sinakat tooni lisatud ja siin siis kasutatud sinist mikstooni.
ja kindlasti see eeldab, et kõigepealt on salgud tehtud üsna puhtalt heledaks ja siis jäävad need sinised toonid seal ka kõige ilusamini näha. Ja siin karamell. Kindlasti väga paljudele hakkab just see tulemus silma, sest et ta on küll piisavalt mitmekesine erinevate toonidega, aga samas väga loomulik ja armas lõpptulemus. Aga jah, vastavalt siis, milline on modell või klient, siis koos saab just neid õigeid kombinatsioone välja valida. Siin veel üks blondide võimalused, ka kasutatud natuke hallikamad, violetsemad ja puhast 10-0 blondi tooni. Ja tulemus on kindlasti natuke mitmekesisem kui ainult ühe tooniga ületoonides. Ja oluline on muidugi seda ilu säilitada ja siin näha 2 hooldussarja, Color Motion Plus, üks võimalus ka koduseks hoolduseks ja kõrval siin Ultimate Repair, ka terviklik sari, kus on koos praegusel hetkel 5 toodet, õige pea lisandub sinna veel üks toode ja see on ka väga suurepärane hooldus just värvitud juustele. Aga kes tahab natukene rohkem kuulda ja isegi ise proovida, kuidas nende värvidega töö käib, siis olete oodatud meie koolitustele, mis on õige pea tulemas. Kõigepealt oktoobrikuus, 21. oktoobril ja novembris, 11. november. Ja kui olete huvitatud, siis võtke meiega ühendust. Ja seniks teile toredaid avastamisi ja mõnusat värvimist.